trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under, where Peter's flow and men gender. Can't you hear the thunder? You better run. Tere tulemast kuulama selle õppeaasta teist kooliraadios Sass saadet. Mina olen Henry. Mina olen Hardi. See oli Men at Work, A Land Down Under. Nagu ikka, kuulete ka selles saates infot koolist toimunud ürituste kohta, intervjuusid huvitavate inimestega ja muidugi ka head muusikat. Kavas on vestlus selle õppeaasta lemmikõpetaja Rando Kuustikuga, intervjuu meie kooli kasvandiku staarlaulja ja näitleja Ketteriga. 9. novembril võitis Playboxi 8B klass üsna omapärase esitusega. Kuuleme, mis neil enda kaitseks öelda on. Oktoobrikuus toimus tordivõistlus. Torte tuli hindama mainekas žürii, kelle hulgas oli ka meie kooli vilistlane Rain. Kuulame tema arvamust ja ka soovitusi tordimeistritele. Samuti saame teada, millist torti hindas kõige rohkem muusikaõpetaja Grete Koik. Põikame ka Luise tänava koolimaja pikapäeva rühma, et kuulda meie koolipere noorimate liikmete arvamust koolielu kohta. Tuletan meelde, et Vestolmi kooliraadio saated on kuuldaval ka internetis aadressil facebook.com/JVG Sass. Enne seda kõike, aga reklaam. Sass! Ei tea, kuis Jumalaga on mul asjalu. Õhtu täis romantikat. Jõulupall 14. detsembril kell 7. Niisiis kõik 9. klassi ning vanemad romantikud ja niisama tantsulõvid on 14. oodatud jõulupallile. Olge kohal! Sass! Hiljuti valisid õpilased oma lemmikõpetajaid. Nii gümnaasiumi kui ka põhikooli arvates vääris parima õpetaja tiitlit Rando Kuustik, kes nõustus tulema meie stuudiosse, et anda meie raadiotiimi liikmele Katariinale väike intervjuu. Te saite õpetajate päeval nii põhikooli kui gümnaasiumi lemmikõpetaja tiitli. Kas see oli teie jaoks õllatus või aimasite seda sisimas ka ette? Ma loodan, et iga õpetaja ei istu ööd läbi septembri algusest ja ei looda, et ta saab mingisuguse auhinna oma õpetamise eest. Ma teadsin natukene ette, et mind on nomineeritud, et mind on esitatud sinna nominatsioonile, aga see ei olnud eesmärk või see ei ole minu õpetamisel mitte kunagi eesmärk. See on tore tunnustus ja seda eelkõige sel juhul, kui see tuleb eelkõige oma õpilastelt. Aga kumma tiitli üle teil rohkem meel on, kas siis põhikooli või gümnaasiumi? Siin ei ole vahet. Ma mõtlesin ka selle peale pärast pikalt, et kas sellel on mingisugust vahet, ei ole, sellepärast, et kool on üks ja seda suurem on tunnustus või seda suuremalt üks õpetaja võib seda hinnata, kui mõlemad kooliastmed nagu hindavad seda tööd. Samuti on teid iga aastaga õpetajate päeva õpilaste tehtud videolavastused väga humoorikalt jäljendatud, et kuidas te ise sellesse suhtute? Väga hästi. Kui nali on tabav ja kui ta ei tee kellelegi liiga, siis minu arvates sellise asja peale esiteks ei saa vihastada, teiseks ei tohigi vihastada ja ma ei ole seda kunagi ka teinud. Ise küsimus on see, kui puuduvad oskused kedagi interpreteerida, kedagi järgi teha ja kui ta läheb õelaks. Et on kahte tüüpi huumorit, eks ole, et üks, mida saab teha enda üle ja teine, mida on võimalik teha teiste kohta.
ja lõpetuseks, et mis teid on hoidnud pärast neid kõiki pikki aastaid õpetaja töö juures? Ma arvan, et eelkõige õpilased ja kolleegid ja see, et meil on näinud viimased 5-6 aastat on olnud kogu aeg perioode. Aasta jooksul meil ma olen tahtnud ära minna. Aga mitte see ei ole küsimus, tähendab, see on see trafaretne lause, kus inimesed ütlevad, et õpetaja ei oska mitte midagi, kindlasti oskab. Kui ta oma mugavustsoonist välja tuleb, aga küsimus on see, et elus on kõige lihtsam loobuda. Ja kui see tunnustus tuleb ikkagi endiselt õpilastelt ja kui sul on aasta jooksul vähemalt paar õpilast, kes ütlevad, et õpetaja selgitage mulle ühte või teist asja või mul on selle või teise asja vastu huvi, siis see on üks suurematest tänudest. See kõlab hästi trafaretselt, et kuidas see tänu saab olla kuidagi ainult hingeline, aga see kindlasti on ülioluline. Ja mida ma kindlasti tahan öelda, on see, et õpetajatele, kõikidele õpetajatele on oluline see, kui õpilased neid hindavad, kui nad teevad õpetajatele tagasihoidlikke märkuseid selle kohta, mida nad teevad hästi või halvasti. Seda on kõikidele õpetajatele vaja ka selleks, et areneda. Et mitte jääda ühte kindlasse kohta takerduma oma mõtetes. Aitäh teile! Aitäh! Sass! Niisiis, nagu vanasõna ütleb, lapsesuu ei valeta, et seda väidet tõestada, siis oleme me tulnud siia Luise tänava pikapäevarühma ja me küsime laste käest, kes on 1. kuni 5. klassini, mida nemad arvavad maailma asjadest. Kas te võiksite kõigepealt ennast natuke tutvustada? Minu nimi on Aivar. Minu nimi on Markus. Minu nimi on Laura. Minu nimi on Emili. Minu nimi on Markus. Minu nimi on Siim. Minu nimi on Sander. Minu nimi on William. Milline oleks teie jaoks ideaalne koolimaja? Siuke nagu saaks hästi nagu targaks ja oleks head õpetajad. Et tunnid oleksid ilusad. Näiteks kui sa saaks 5+, siis oleks vaja väga hea, aga kui sa saad 2, siis ei ole väga hea. Aga milline oleks ideaalne õpetaja? Näiteks see, kui ta aitaks näiteks teisi. Ja kui ta ei ole väga karm. Ja siis nagu saaks õpitud koolis nagu ära ja oleks aega. Ja aitab. Toredad ja kirjud riided. Näiteks 2V peab olema peal. Aga teie vanemad käisid ka kunagi koolis mitmed aastad tagasi. Kas nemad on ka rääkinud lugusid oma kooliajast? Ja nii vanad ja siuksed päevad, et kogu aeg ei olnud siuksed nii palju valgust, et saada õppida. Ja karistati hästi karmilt lapsi. Aga kas teie arvust võiks koolis õppida arvutiga? Ei. Nii oleks väga pahasti, siis vaataks järgi näiteks 2+2 on 4 ja 6+6 on 12. Ja siis sa ei õpigi üldse tulevikus ei tea, mis on näiteks 10+10. 10+10 on 20. Ja täpselt. Kõik teaksid. Ja 8+8 on 16. Milline võiks olla koolitoit? Näiteks see, kui sa näiteks sööd midagi tervislikku, kui näiteks seda, mis on vitamiinid sees, siis sa saad palju targemaks ja saad palju kiiremini õppida selgeks. Söögi kõrval peaks kogu aeg jook olema. Sass! Oktoobrikuus toimus tordivõistlus. Torte tuli hindama mainekas žürii, kelle hulgas oli ka meie kooli vilistlane Rain. Rain Kulder. Ma olen Jakob Vestermi vilistlane ja hetkel töötan teadurina Toidu- ja fermentatsiooni arendustehnoloogia keskuses ja lisaks olen siis doktorant TTÜ-s. Kuidas teile tänased tordid maitsesid? Täna oli väga hea tase tortidel, kõik olid väga maitsvad ja nagu nägite, siis esimesed 3 olid väga tihedalt, et 1 punkt jäi eristama põhimõtteliselt esikolmikut ja teine ja 3. koht läks jagamisele, nii et tase on väga hea ja kõik on väga tublid.
Mille järgi te torte hindasite? Et välimuse põhjal siis valisime nii-öelda visuaalselt, mis kõige rohkem meeldis. Retsepti puhul vaatasime vormistust ja samuti millised siis, kuidas see oli nii-öelda kirja pandud, kui ilusti ja arusaadavalt ning põhiline siis kõige rohkem punkte andis just maitse. Et maitse puhul siis eelkõige ikkagi milline maitse meeldib ja samuti otsisime siis ka natuke midagi erilist, mis nagu lisaks lisaväärtust, seepärast et maitsed kõik olid väga head, et tuli leida siis nii-öelda mingid erilisemad nüansid nende juures. Aga milliseid soovitusi te annaksite tordimeistritele? Et edaspidi siis olekski just eelkõige maitse puhul leida siis mingi väike niss ja teistest eristuda. Et see on põhiline, et siis saate nii-öelda maitsete punkte rohkem ka. Et kuna kõikide tase oli väga hea ja maitsed on üldiselt väga head, kui te kasutate üldiselt retsepte, aga kui te lisate veel oma poolt midagi, siis see muudab selle oluliselt paremaks. Ja samuti ka siis retsepti vormistus oli, mis paljude puhul oli natukene jäänud tagasihoidlikuks. Et seal natukene kasutada kunstilisi elemente ja ilusamaks muuta. Kas te olete ka eelmistel aastatel olnud tordivõistluse žüriis? Siin ma ei ole olnud, aga ma olen eelnevalt olnud Eesti parima toiduaine valimise žüriis, mis on, seal on erinevaid kategooriaid on rohkem, mis on veel oluliselt keerulisem ja vastutusrikas ülesanne. Et seal on jah, tõesti, ma olen olnud juba 2 aastat nüüd. Milline oli teie isiklik lemmik? Isiklik lemmik oli, mille ma andsin käriauina, oli tort number 1. See oli, täpselt nime praegu hetkel ei tule kohe pähe, aga igatahes ta oli väga pidulik ja ilus, mida ma sooviksin ka enda sünnipäeva lauale siis. Kuna te olete Jakob Vestermäe gümnaasiumi vilistlane, siis kas, kui teie käisite siin koolis, oli ka selline tordivõistlus? Ma just arutasin Alla Enmaga enne, et just sel hetkel, et mina käisin 12. klassis veel, siis meil oli nii-öelda asenduskool, kuna see kool oli remondis. Ja siia ma enam tagasi ei jõudnud uude kooli pärast remonti ja see minu arust see traditsioon algas siis just siin uues koolis. Et kahjuks ma ei jõudnud, muidu ma oleks kindlasti osalenud. Ja kui Alla Enmaga muga ühendust võttis, siis ma just üllatusin, et selline võistlus on, et mina ei teadnud sellest. Et ma oleks taht ise ka omal ajal osaleda. Aga nüüd ma saan vähemalt žüriis olla. Aitäh teile! Tere õpetaja Koik, milline tort teile kõige rohkem maitses? Number 2, jah. Kas see oli teie klassi poolt tehtud? Ei olnud. Välimuselt mulle meeldis enda klassi tort kõige rohkem, aga maitse koha pealt meeldis number 2. Number 1 oli ka hea. Milline see number 2 oli? See oli punase mütsi, midagi punase mütsiga oli pealkiri. Ühesõnaga, seal oli see šokolaad, maasikas ja midagi valget oli ka ja siis maasikamoos oli kõrval. Siis ma kuulsin, et vist 5. klass tegi selle, et see on väga üllatav, et nii noored on, nii andekad. Ja nad võitsid ka. Aitäh! Sass! Nüüd aga anname sõna Helerile ja 8. B-klassile, kes võitis 9. novembril toimunud artistide jäljendamise võistlusel Playbox. Siis rääkige, kust tuli loo valik? Kogemata pakkusin välja, et ma lihtsalt mõtlesin, et mingi, võiks midagi suvaliselt teha. Naljaviluks ütlesin, et teeks mingi 2.5 Men, et võiks nagu seda proovida. Me olime seda enne koolis kogu aeg laulnud iga päev ja siis see kummitas ja lõpuks otsustasime seda teha. Millised olid emotsioonid, kui te võitsite? Kas te ootasite seda? Ei. Ei, seda me kindlasti ei olnud. Rõõmu pahvakal tulid kõik näole ja kõik lämpusid enda õnnes. Suu ei lahti, aga kas ma kuulsin õieti või? Mis te arvate, mis oli teie suurim trump? Laulu, see oli erinev laul, teistel olid kõigil pop-artistid laulsid midagi. Ja see oli originaalne. Väga originaalne. 16. novembril toimus siis Rising Stari nii-öelda poolfinaal ja kuidas teil seal läks? Hästi. Võib-olla tõesti läks. Kas te saite edasi? Jaa. Me saime finaali. Ja millal see toimub ja kus? 2. detsembril. Kas te muutsite ka midagi ennem, kui te sinna läksite? Kostüümi muutus tuli väike. Meie võtsime endale kikilipsud ostsime lõpuks. Et ennem ei olnud, siis mõtlesime, et võiks nagu kikilipsud osta ja teha. Üks liikumine muutus ka ära, siis seal polnud kardinat. Kuidas te hindate üldist Rising Stari taset see aasta? Ma lootsin muidu paremat. Ma arvan, me kõik lootsime paremat. See tase ei olnud eriti nii, aga me arvame. Aga esinejad olid head. Aga mis seal oli näiteks kõige populaarsem? Kenneth. Palju seda tehti siis? 2 korda. Jah, 1.
igatahes soovime teile Kooliraadio tiimi poolt palju edu ja aitäh teile! Aitäh! See oli 8. B-klass, kes peale Playboxi on siiani olnud edukas ka Rising Staril. Tulge kõik meie omadele kaasa elama 2. detsembril klubis Sepp Panoraam, sest just siis toimub Rising Star 2012 finaal. Muusikal Kevadine ärkamine on nüüdseks pillid kotti pannud, aga 1. novembril külastasin ma Victoria keskust, kus muusikali mängiti. Seal otsisin ma üles Ketteri ja Markuse, et neilt paar küsimust küsida. See, et oledki pees, on fakt. Oleb ummikus, on kinni takt. Suletud su ees, kõik teed ja veed. Mees ei suuda seista enda ees. Mina olen Ketter Meresmaa. Ma olen veel keskkooliõpilane, käin koolis, käin Luguteatri noortestuudios ja mängin siin etenduses. Tere, väga meeldiv, mina olen Markus Robo, olen üliõpilane, täidan siin etenduses Melchiori rolli ja olen tegelenud laulmisega, praegu ma pean vist Krimmi minema. Aga Ketter, kui sa oled keskkooliõpilane, siis kuidas sa sattusid näitlema sellise muusikali, mis on, ütleme otse välja sellise seksuaalse temaatikaga? Tea, ega seal ei olnud see, et mul oleks tohutu valik olnud, et millise temaatikaga muusikali ma võtan. Ma lihtsalt käin Luguteatri noortestuudios ja siis sealt mõlemad lavastajad oma juhendajad, kes kutsusid mind jaanuaris castingule ja siis nii see läks. Millest Kevadine ärkamine üldse räägib? See räägib ühiskonnast, kes on silmaklappidega ja ei tunnista kõike seda, mis maailmas on. Mitu korda sa oled juba Kevadise ärkamisega laval esinenud? Täna on 15. Kas selle 15 korraga oled juba harjunud laval enesekindlana tundma või on ikka veel lavanääru sees ka? See kripeldus vast ikka, või sellega on täpselt see, et kuidas kunagi tuleb, et mõni päev ajab mingisugune asi võib-olla rohkem elevusse või närvi ja mõni päev on nagu teistmoodi, et seal ei olegi konkreetselt seda, et ma harjuksin sellega nüüd üks hetk ära, et see lihtsalt kuidas kunagi. Milline on õhkkond nii-öelda lava taga, et kuidas on suhted näitlejate vahel ja kuidas on näitlejate suhted juhtkonnaga ja nii edasi? Kõik on väga-väga sõbralikud ja meil on väga tore koos. Jah, ei, see üks nagu selline suur pere. On naeru ja tralli kui palju. Igav ei hakka. Ja see oligi seekordne Kooliraadio saade. Tuletan meelde, et meid on võimalik kuulata ka internetis aadressil facebook.com JVG-sass. 14. detsembri jõulupalli ning käimasoleva tantsukursusega seoses jääb saadet lõpetama Haydni 94. sümfoonia. Soovime teile lumist peagi saabuvat detsembrit.
Thank you.